Tervist! Mina olen Liisi Toom ja olen persoonibrändi agentuuri asutaja, persoonibrändi termini juurutaja Eestis ja ka blogija. Ja see YouTube'i kanal on selleks, et sina saaksid õppida, kuidas oma elu oma reeglite järgi kujundada ja kasutades selleks siis persoonibrändi mudelit, mida mina olen testinud ja loonud ja kasutanud juba 10 aastat. Ja seda tõesti teadlastest kuni konsultantideni välja. Ja täna ma tahtsin jagada sinuga ühte mõtet portfoolio karjäärist. Ja see termin tegelikult on väga vana. Minu käes on Charles Handy, kuidas ta siis on, Myself and Other More Important Matters raamat, mis on tegelikult esmatrükis 2006 aasta välja antud. Ja siin on see on tema enda nii-öelda eluloost natukene. Ja on üks metafoor, mille ta lõi, mis on siis portfolio elu, portfolio life. Ja selle idee, selle mõtte taga on inimeste kasvav tendents ise olla nii-öelda iseseisev oma karjääris, valida ise, kellele nad tööd teevad, mis töid nad teevad. Eesti mõistes võib see olla siis selline FIiendus, mis oli meil ka alguses, järjest rohkem on seda OÜtamist, ühe mehe ettevõtteid, mikroettevõtlus, mis iganes terminid me kasutame. Ja see mõiste on tegelikult väga vana ja mulle väga meeldib see mõiste, sest see loob vabaduse ja persoonibrändi loomine, selle mõtteviis ja elustiil, mida mina soovin sulle edasi anda, on just see vabadus valida, kellega sa koostööd teed, milliseid oskusi sa täna pakud, milliseid oskusi sa homme tahad pakkuda ja olla nendes kas väga kirglik, see ei pea alati olema kõige parem maailmas, aga sinu motivatsioon ja sinu soov teha seda on midagi, mis õigele kliendile silma jääb. Ja ma arvan, et me kõik oleme täna sellised veidikene hundkriimsilmad, sest meile tuleb seda infot, mida me saame õppida, kogeda, on siin seesama YouTube, suur varasalv, on need erinevad õppekavad, võimalus, ma ei tea, ülikoolis panna erinevaid õppekavasid kokku. Meil on see portfoolio nii suur, juba sellest teadmistest, formaalsest haridusest, juurde siia erinevad kogemused, mis meil on. Me võime olla jurist, õppida samas koolis, aga meie kogemus ja meie huvid on nii erinevad ja sellest tulebki sinu tugev bränd tegelikult kokku, kui sa sellele keskendud loomulikult. Ja see ongi selline portfoolio karjäär, ehk siis sul on varasalves väga palju tarkusi, mõtteid, kogemusi, mida sa saad kasutada ise nii-öelda valides ja ise pakkudes. Olles strateegiline, saad sa seda ette kujundada. Vahepeal me peame lihtsalt toime tulema sellega, mis meil on. Ekspertide puhul ma julgustan mõtlema sellele, et mida rohkem sa tead, seda rohkem sa arvad, et sa pead teadma. Aga alati on need inimesed, kes vajavad just sellel tasemel teadmisi. Et mida rohkem nii-öelda sa oled valdkonnas olnud, seda suurem on see hirm, et kui ma ütlen välja, et ma olen milleski hea, siis ma juba tean, et ma peaksin tegelikult 100 asjas veel ennast nii-öelda täiendama. Aga ei, tegelikult on olemas alati kõigi jaoks need õiged kliendid ja sinu asi on lihtsalt pakkuda seda hetke, kus sa oled, selliste teadmistega, kus sa oled. Ja portfoolio karjäär võimaldabki meil nii kombineerida, olla väga unikaalsed oma töös, oma nii-öelda väärtuspakkumises ja ise niimoodi tööandjaid valida. Vaadata, kelle juures me tahaksime tänu oma väärtustele võib-olla töötada. Vaadata, kus on just see nii-öelda nüanss, mis sinu selliste huvidega kokku läheb. Pakkudes samas võib-olla väga lihtsalt ametikohta. On see telleriks olemine, on see raamatupidamine. Aga sa saad valida, et kus sa töötad või milliseid lisaprojekte sa teed. Ja niimoodi me täiendame oma portfooliot kogu aeg, oma hobide, oma töökogemustega ja saame ka järjepidevalt luua siis oma karjääri. Minu arust on see hea mõte. Persoonibrand.ee/blogi. Seal on ka 2 väga head blogipostitust, millest sa saaksid alustada, et võib-olla selle mõtteviisiga natuke ennast kokku viia. Üks neist
on siis karjäär mobiilirakenduste ajastul, mis on natuke teise terminiga, aga mõte on täpselt sama. Panen need lingid ka siia alla kirjeldusse. Ja teine on siis detailse CV tegemine kui siis nii-öelda oma varasalve kaardistamine, mis on ääretult oluline, et sa ise suudaksid nii-öelda hallata kõike seda tarkust, mis sul on, mis aitaks sul mõista seda, kui tugevad teadmised ja kui eripärased teadmised sul on. Nii et vaata need 2 postitust läbi ja siis juba edasi, et kus sa ise tahad valikut teha või kus on sinu unikaalsus, kui sa kandideerid kuskile tööle või kui sa otsid, et kuhu ma võiks nüüd kandideerima hakata või mis oleks minu nii-öelda erisus selle ettevõtlusega, pakkudes teenust, mida pakuvad võib-olla 100 teisedki. Ehk siis alusta nendest 2, mõtle, kuidas sina saaksid oma karjääriloomes seda kasutada ja kuidas see toetab sinu persoonibrändi kujunemist ja läbi selle siis oma soovide järgi elu kujundamist. Nagu ikka, tule ja subscribe'i seda kanalit, et sa saaksid järgmiste videodega kursis olla, uute mõtetega, vahepeal ka vanade, aga siiamaani väga hästi toimivate mõtetega kursis olla ja saada neid väikeseid inspiratsiooni ja praktilisi mõtteid, mis aitaksid sul olla vaba tegelikult. Ja kui sul on kommentaare, küsimusi, palun pane siia samma alla. Igal hetkel võid minuga ühendust võtta ja küsida, anda tagasisidet, mida sa veel tahaksid kuulda. Ja loomulikult mine uuri ja surfa persoonibränd.ee, see on tohutu varasalv 10 aasta tööga, kus on alates enese nii-öelda toetamisest kuni siis turunduseni välja soovitusi, mõtteid, töölehti, igasuguseid asju. Ehk siis tänan, et sa jälle oled siin, pane like'id, subscribe'id, kutsu teisegi vaatama seda kanalit ja näeme juba järgmisel korral. Nägemist!